kui me räägime nagu kahest suurest kategooriast või ütleme siis kahest jaotusest, üks on siis röövid ja teine on vargused, siis tuleb tunnistada eelmiste aastatega võrreldes, et röövide arv on vähenenud. Et kui meil on olnud aasta läbi keskmiselt, ütleme seal peale 20 röövi natukene, siis eelmise aasta jooksul jäi see natukene allapoole. Kui me vaatame varguseid, siis varguste arv on kasvanud circa 10%. Ja mis see tähendab seda, et tükiliselt on arv kasvanud, aga varguste suurus on läinud väiksemaks, ehk varastatakse väiksemaid esemeid väiksema väärtusega. Prognooside poole pealt on väga raske midagi öelda ja mul ei ole kristallkuuliga kaasas. Et meie ikkagi vaatame täna ette väga selgelt selle poole pealt, et meie oma turvasüsteeme tõhustame ja seda ennekõike ühel väga lihtsal põhjusel, see on euro. Miks euro? Ega euro ei ole halb asi, aga euroga on seotud see asi, et tema atraktiivsus on täna oluliselt suurem kui oli kroonil. Ehk täna sooritades varguse, võttes kassast 10 eurot, oled sa 15 korda põhimõtteliselt läbi varguse rikkam, kui sa olid eelmine aasta. Ja see tähendab seda, et tegelikult see surve jääb ja tuleb järjest rohkem. Ja siin hakkavad mängima olulist rolli sellised teenindusettevõtted või kohad, kus opereeritakse sularahaga. On ta tankla, on ta seesama poekassa. Ma ei usu väga palju, et pankade vastu sooritatakse mingisuguseid rööve rohkem või midagi erakordset, sellepärast, et pankade turvameetmeid on nüüd siin enne euro tulekut nagu oluliselt tõhustatud ja nii pangad ise kui ka meie poole pealt. Ei ole vaja nagu alati joosta ja kohe turvafirmasse nagu lepingut sõlmida, kui selle jaoks nagu rahalisi vahendeid napib, küll aga tuleb vaadata seda, et kontor oleks mingilgi moel valvatud. See võib olla lihtsalt lokaalne videosüsteem, millelt on pärast võimalik näiteks välja võtta salvestus ja anda politseile asja lahendamiseks. See võivad olla mingisugused lihtsad infrapunaandurid, mis fikseerivad liikumise ja panevad väljas häirekellad tööle, et tähelepanu tõmmata ja nii-öelda raskendada seda sooritatavat kuritegu. Eraisikud saaksid oma turvalisust tõsta samade põhimõtete järgi, mida teevad ka ärid. Ega siin nagu selles mõttes väga suurt vahet ei ole, et täpselt samamoodi, et korralikud uksed, korralikud lukud, korralikud aknad, et need oleksid suletud, et oleks mingisugune elementaarnegi valvesüsteem peal ja teistpidi ka see, et ütleme nii-öelda siis kogukonna omavahelist kommunikeerumist. Ehk siis suunata ka rõhku sellele, et märka asju, anna teada, informeeri, ära jätta helistamata, kui sulle tundub midagi kahtlast, ära jätta sellest informeerimata või ära jätta seda infot enda teada. Et see võib kellelegi osutuda väga vajalikuks, tihti võib see ka lausa elu päästa.